Tööandja tõmbas sulle koti pähe. Nii need asjad ei käi. Ma olin vaene tudeng, ma olin kolinud Tallinnust Tartusse, ma pidin oma korteri üüri maksma ja ma kandideerisin ühte suurde ja küllaltki tuntud Eesti ettevõttesse siis Poola koormusega klienditeenindajaks. Ma asusin sinna tööle käsunduslepinguga, mul polnud õrna aimugi, mis asi on käsundusleping. Paraku, kui sa oled nunnu ja noor või niisama nunnu, siis võib juhtuda, et mõned tööandjad üritavadki sulle lihtsalt kotti pähe tõmmata. Kui ma hakkasin aru saama, et mind vist peaks veits huvitama, et mis lepinguga tegu on, oli see, kui ma sain töögraafiku, kus siis mul oli pandud 23 töötundi. Ilmselgelt ma läksin enda ülemuse jutule, et kuule, et nagu miks mul nii vähe töötunde on. Ja seepeale ta kostis mulle, et kuule, sul on käsundusleping ja nemad võimaldavad mulle tööd nii palju, kui neil endal on vaja või kui neil anda on. Et selle asemel, et anda sulle tööleping, panevad sulle ette hoopis mingisuguse käsunduslepingu või töövõtulepingu ja ütlevad sulle, et sorry, sulle ei ole töötaja õigus, sul ei ole õigust tasustatud puhkusele, me ei pea sulle üldse tööd andma, sul ei pruugi ravikindlustustki olla ja kõik muu selline, mis on töötajale garanteeritud õigused. Ja ma nagu tegelikult ju ei teadnudki, mida see käsundusleping endast kujutab. Aga mina läksin sinna teadmisega, et mul on pool koormust ja täpselt nii see tööpakkumine mulle ka tehti. Mida iga jumala inimene Eestis peab teadma, on see, et küsimus sellest, kas sul on tööleping või mingi muu leping, ei sõltu sellest, mis pealkiri dokumendis on, vaid ainult sellest, milline on sinu suhe tööandjaga. Kui üks isik teeb teisele tasu eest tööd, siis eeldatakse, et on tegemist töölepinguga välja arvatud juhul, kui töötegija on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev. Kui sa oled klienditeenindaja kuskil suures asutuses, siis on äärmiselt ebatõenäoline, et sa oled sel määral iseseisev. Sel juhul võid jumala rahus maha tõmmata oma lepingu pealkirjast käsundusleping või töövõtt või mida kuradi iganes ja panna asemele tööleping, sest sisuliselt on sul ikkagi tööleping. Vahet ei ole, mida ütleb dokumendi pealkiri, vahet ei ole, mida ütleb tööandja. Nüüd, mida sa teha saad, kui sa arvad, et sul ongi tegelikult tööleping? Näiteks, kui sa tahad saada seda poolt koormust, millest kokku lepiti, näiteks sa kandideerid tööle, saadki sinna tööle, sul tuleb vastus ja kinnitame, et saad 0,5 koormusega tööle, siis ka see on osaks teie kokkuleppest. Sul on õigus nõuda seda 0,5 koormust iga jumala kuu. Üle selle saate vabatahtelusel kokku leppida, aga see 0,5 tuleb sulle iga kuu tagada. Ja esimese asjana saadki minna ülemuse juurde ja öelda, et joo, mulle sa kotti pähe ei tõmba, ma tean, et see on tööleping. Ja kui ta üritab vastu vaielda, siis ütled, et davai, ma lähen töövaidluskomisjoni. Ja siis lähedki töövaidluskomisjoni. Töövaidluskomisjoni minek on riigilõivu vaba, sa ei pea sellest raha maksma, sul pole isegi mitte juristi vaja, sa saad sellega ise hakkama. Internet on informatsiooni täis, kirjutad töövaidluskomisjoni, seal on igast avalduste vormid, kõik on olemas, paned oma lepingu sinna juurde, kirjeldad, kuidas tegelikult teil see töö tegemine käib, mis tegelikult seal on. Võib-olla leping ütlebki, et see on käsundusleping, aga tegelikult päriselus on ootused hoopis teine. Sama lugu, kui probleem on milleski muus, näiteks tööandja keeldub tasustatud puhkust andmast väitel, et sa oled hoopis käsunduslepingu alusel või mingi muu selline jama. Tunne oma õigusi, ära lase endale kotti pähe tõmmata.